Esimene esineja, hakkame kohe pihta, et on loomulikult Andrus Ansip, pikaaegne peaminister, Euroopa Komisjoni endine asepresident, mees, kelle ilmselt jalajälg on nii sügav, et ka tulevased peaministrid ei julge sellelt rajalt väga kõrvale astuda. Aga täna räägibki ta Eesti tulevikust. Tere! Ja aitäh selle sissejuhatuse eest. No mis nad ei julge siis kõrvale astuda, et on täitsa rappa pannud juba ja minu jalajälgedesse nad isegi ei püüa astuda. No ja, mulle tundub, et me elame suhteliselt pessimistlikul ajastel. Me räägime sellest, kuidas kohe tuleb viirus ja mine tea, mis ta meiega teeb. See, mida ta majandusega teeb, seda me juba näeme praegu. Ja ilmselt see, mis ta siiani on majandusega teinud, on päris ebaproportsionaalne võrreldes sellega, mis ta inimeludega teinud on, aga ma arvan, et mitte keegi ei tohiks endale lubades mingisugust üleolekut viiruse suhtes ka siis, kui tegemist on vaid mõne siit ilmast lahkunaga. Et me peame neid asju tõsiselt võtma, aga proportsionaalsus peab alleks jääma. No ja kuidagi me räägime ka liiga lihtsalt sellest, et hiinlased ja aafriklased, et nemad ettemääratult arenevad märksa kiiremini, kui meie arendada suudame ja eks me ikkagi siin hääbumas oleme Euroopas ja tont teab, palju meil neid päevi andnud on ja justkui peaks valmistuma selleks kõige halvemaks. Mina tahaksin öelda, et optimistlik peab olema. Nii nagu viidati vabariigi presidendile. Õnn on meie enda kätes. Kohane maailmaga, oska ette näha, mis maailmas juhtuma hakkab, ja ole muust maailmast pisut kiirem ja siis on õnn meie enda kätes ja siis läheb meil kõigil hästi. Ega me ju tegelikult ei oska päriselt ette näha seda, mis maailmas juhtuma hakkab. Tõeliselt revolutsioonilisi sündmusi pole me osanud ette näha. Oleks me teadnud või oleks Robert Oppenheimer või Enrico Fermi teadnud kas või 10 aastat enne seda, kui nad aatompommiga valmis said, mis käraka asja nad suudavad kokku keerata, et teab, kas nad oleksid seda asja üldse teinudki või kui oleks Tim Berners-Lee teadnud, kuidas see World Wide Web, mille ta 1989. aastal leiutas, hakkab maailma vallutama, ju ta oleks osanud siis ka mingisuguseid rahalisi panuseid nii sättida, et mitte, ma ei tea, Bill Gates ei oleks trooninud seal tippude tipus, vaid et oleks olnud tema seal, aga need tõelised revolutsioonilised pöördelised avastused, need tulevad ikkagi kuidagi oma soodu ja neid tavaliselt inimesed ette ennustada ei oska, võib-olla et selgeltnägijad oskavad, mina see kindlasti ei ole. Tavalised inimesed, kui nad on elus pisut tööd teinud, siis nad oskavad ekstrapoleerida seda, mis elus siiani on juhtunud ka tulevikku, võib-olla et oskavad mingisuguseid järsemaid nõkse üles või allapoole ka ette prognoosida, aga ka see on suhteliselt suure eksimisveaga tegevus, need minu käest mingit järgmist suurt revolutsiooni praegu oodata ei ole, seda ma ette ennustada ei oska, aga ma arvan, et igal inimesel tasub siiski neid globaalseid trende jälgida ja sellest võib abi olla ka oma äri ajamisel või siis riigi kui terviku elu planeerimisel. Neid tehnoloogilisi revolutsioone on kogu aeg olnud ja neid määratlusi, palju neid olnud on kah mitmesuguseid ja üldiselt tuleb öelda, et eks me oleme ju kogu aeg elanud revolutsioonilisel ajastel. Seesama World Wide Web, mis praeguseks on maailma täis digitaalseks muutunud, ega see ka ei tuntud tühjalt kohalt. ARPA oli olemas juba 1969. aastast, aga võrreldes World Wide Webiga ehk töö põhimõte on enam-vähem sama. Ta oli ikkagi niivõrd algeline, et sellest ARPast ei osanud keegi ennustada mingisugust maailma vallutust ja seda, kuidas kogu meie elu, kogu meie tootmine, kõik muutub digitaalseks. Ei osanud ka need inimesed, kes olid selle sama interneti sünni juures.
Nojah, piltidel näeme me siin, kuidas see tööstusrevolutsioon on Eestis käinud, et seal on aurumasin Sindi tehases ja Volta tehas ja siis tuleb Talleksi arvutuskeskus ja siis on meil Tallinna Tehnikaülikool kõige moodsamate lahendustega. Aga oskame me seda tulevikku ette näha või mitte, aga praegu on enam-vähem selge, et järgmised 30-40 aastat meie elu ikkagi keerleb ümber digitaliseerimise ja ka ümber kliimaeesmärkide, ehk siis see, kuidas me energiaga ringi käime, see ilmselt vähemalt järgmise 30 aasta jooksul meie tähelepanu keskpunktist ei kao mitte kuhugi. Kui me vaatame need tänaseid maailma kõige suuremaid tegijaid, siis me näeme seda, et nende tipptegijate hulgas on enamasti need ettevõtted, kes tegelevad personaalsete andmetega. Seal on ainult üks ära eksinud Warren Buffetti investeerimisfirma, aga ju nemad on ka nagu otsast andmetega tegelevatesse firmadesse investeerinud. Kõik need maailma tipud, need on tegelenud andmetega. Ja personaalandmete töötlemisel tuleb tunnistada, et tõepoolest Euroopa on võrreldes Ameerika Ühendriikidega selgelt maha jäänud. Neil on Google, neil on Facebook, neil on Amazon, ja meil ei ole. Kui kunagi Mark Zuckerberg arvas, et võiks mõne kuu reklaami ka müüa selleks, et Facebookis saaks inimesed omavahel suhelda, siis praeguseks on saanud Facebookist tohutu rahamasin ja sellest mõnest kuust on saanud aastad ja lõppu ei paista. Ja sellest käitumispõhise reklaami müümisest, sellest on kujunenud üks suur tööstusharu. Facebook ei ole seal ainus tegija. Aga samas me näeme ka seda, et on tekkinud mingisugune vastureaktsioon ühiskonnas. Kui me siin oleme täna ajakirjanike korraldatud konverentsil, siis ilmselt tasub märkida seda, et viimaste aastate trend on selline, et räägin just eriti New York Timesi näitel, aga ka Eesti trendid kinnitavad sedasama, et inimesed on väsinud sellest infomürast kogu aeg libauudiste vahelt tõeste uudiste otsimisest ja see, kes suudab pakkuda usaldusväärset informatsiooni, see saab endale tellijad, kes reklaamist ei hooli ja mingisugust käitumispõhist reklaami ei ole nendele mõtet üleüldse toppima hakatagi. Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et see on kvaliteetajakirjanduse jaoks päris hea trend, sest et reklaam nii loomuomaselt ei ole ja ajakirjandusele päris hea liitlane, sest et kui ajakirjandusväljaanne saab reklaamiraha ühelt ettevõttelt, siis selle vastu peaks ta olema siis kuidagi leebem, kritiseerida õieti ei tohi, siis muidu pöörab raha ära kuhugi mujale ja tuleb teine ja täpselt sama lugu ja nii edasi. Ehk siis see New York Timesi mudel, see on levinud ja levib ka Eestis ja ma arvan, et see viimase paari aasta trend, kus inimesed on hea, korraliku, usaldusväärse sisu eest nõus maksma, ilma igasuguse reklaamita, pidama ülal ajakirjandusväljaandeid, et see trend aina süveneb. Personaalandmetega Euroopa on kaotanud, aga uus võidujooks tuleb tööstusandmete pärast ja seal on Euroopal päris head võimalused. Teame seda, et ega seesama Facebook või Google otsingumootor insener-tehnilises mõttes mingisugune raketiteadus ei olnud, see oli rohkem väga hea turusituatsiooni tabamine. Inimesed said aru, et on mingisugune nišš, mis on kergelt täidetav ja nad oskasid seda asja ka korralikult turustada ja nii need globaalsed teenusepakkujad, Google'id, Facebookid ja Amazonid ka lendu läksid ja kuna Euroopas ei saadud aru sellest, missugune tulevik on taolistel teenusepakkujatel, siis me ka seetõttu maha jäime. Nüüd
tööstusandmete jagamine, tööstusandmete agregeerimine, et see on hoopis keerulisem ka inseneritehnilises mõttes, kui on personaalandmete kogumine või inimestevahelise suhtluse korraldamine. Tänapäeval praktiliselt keegi enam neid andmeid, mis on kusagil tekkinud, ära kustutama ei hakka, kõike hoitakse ja hoitakse selleks, et õpetada arvuteid, õpetada tehisintellekti. Ja selles tehisintellekti võidujooksus võitjaks saab see, kes suudab pakkuda piisaval hulgal andmeid arvutite õpetamiseks. No, ja kui me nüüd räägime jälle personaalsetest andmetest, siis meil neid andmeid üldiselt eriti ei ole. Ameeriklastel, hiinlastel on, ma ei tea, 1,3 või 1,4 miljardit varsti nägu, mitte ainult portreed, vaid ka profiilis ja igas muus asendis. Ja loomulikult, kui neil ei ole ka isikuandmete kaitseseadusi selliseid, nagu meil Euroopas on, siis neil on hulga lihtsam oma arvuteid õpetada ja näotuvastussüsteemide arendamise mõttes hiinlased on ikkagi väga palju ees Euroopast ja ka Ameerikast. Aga see ei tähenda seda, et me oleksime kuidagi selle võidujooksu kaotanud. Andmemajanduse väärtus Euroopas nüüd sõltub sellest, kuidas me oma reeglid kujundame, aga see võib märgatavalt tõusta kõige lähemal ajal ja Euroopal tõepoolest on perspektiiv saada ka selles vallas liidriks, sest tööstusandmeid sellisel kujul ja tööstusandmete ajalugu sellisel kujul, nagu meil Euroopas olemas on, Hiinas näiteks väga paljudes valdkondades ei leia. Kui me mõtleme tehisintellekti arendamisele, siis ka rahaliselt Euroopa on suhteliselt maha jäänud. McKinsey järgi, andmed on vanad, aga uuemaid ei ole väga palju peale tulnud. Aastal 2016 Euroopas investeeriti 3-4 miljardit dollarit tehisintellekti, Põhja-Ameerikas 8-12, Aasias 8-12 ja Põhja-Ameerikas 15-23 miljardit dollarit. No on ikka suur vahe küll. Aga praeguseks Euroopa on hakanud ühiselt tegutsema, eesmärgiga on seotud 20 miljardit aastas investeerida tehisintellekti koos liikmesriikidega ja tundub, et see eesmärk on saavutatav ja Euroopas nüüd, kus digivolinikuks on endine Aatose juht Thierry Breton, need asjad hakkavad arenema. Me andmetele ligipääsuks oleme juba Euroopas üksega palju teinud. Seesama isikuandmete üldkaitsemäärus keelab andmete sundlokaliseerimise ainult selle tõttu, et kaitsta personaalandmeid, andmete vaba liikumine on nüüd reegel Euroopa Liidus, aga see oli tohutu peavalu, kuidas selleni jõuda. Meil oli 56 erinevat reeglistikku 21 liikmesriigis Euroopas, mis tegelesid andmete sundlokaliseerimisega ja ometi öeldi, et pole piisavaid tõendeid, et taoline andmete sundlokaliseerimine ära lõpetada. Aga nagu me kõik teame, et ega andmed ei liigu mitte ainult Google'il ja Facebookil, vaid võtke Siemensi rongid, tehtud Saksamaal, sõidavad ka Hispaanias, rong on täis sensoreid annavad pidevat informatsiooni, missuguses seisukorras mingisugune võll on kusagil või hammasratas ja see ettenägev hooldus, predictive maintenance on muutunud juba väga paljudes eluvaldkondades reaalsuseks, aga see on puhas kokkuhoid ja need, kes traditsioonilises tööstuses ei raja oma tehnoloogilisi uuendusi andmetele, need jäävad selles võidujooksus ilmselgelt kaotajaks. Kujutage ette Rolls-Royce'i, kes on pannud lennukitele mootoreid. Lennundus on teatavasti väga konservatiivne, kui enne andmemajandusele üleminekut öeldi, et iga 500 töötunni järel tuleb mingi jubin välja vahetada, siis võis juhtuda ka need 490 tundi ja Islandi tuhapilv või mis iganes ja mootor läks rikki. Seda ei saanud lubada. Tehti väga, väga konservatiivsed reeglid. Aga kui sa nüüd täpselt tead tänu sensoritele ja andmetöötlusele, et see jubing kestab sealt 1000 töötundi, siis see 500 on ju puhat võit, 500 täiendavat töötundi.
ja see puudutab absoluutselt igat eluala, mõelge oma elualadele ka, millega te tegelete, et kuidas viia oma tootmine üle nii, et te suudaksite nendest andmetest, mida paratamatult genereerite oma tegevuses, ka siis mingit kasu välja võluda. Aga nagu öeldud, kõige suurem probleem Euroopas on turu jätkuv killustatus. Selle digitaalse ühtse turu strateegiaga me oleme paljusid asju juba nagu suutnud normaalseks muuta, et meil on üks ühtne Euroopa turg, aga mitmetes valdkondades on meil ikka endiselt nüüdseks siis 27 erinevat väikest turukest. Samas meil on ka mingisuguseid näiteid, kus me oleme suutnud Euroopa Liidu eelarvevahenditega initsieerida koostööd ja üheks selliseks näiteks on superarvutite ehitamine, exascale arvuti tegemine ühele liikmesriigile, kui ta on suur, ilmselt üle jõu ei käiks rahalises mõttes selle 5 miljardit, mis läheb vaja 10 aastal 18 tehet sekundis tegeva arvuti ehitamiseks, et selle nad leiaksid, aga kust leida korraga nii palju inimesi, kes midagi superarvuti arhitektuurist taipaks tingimustes, kus tuleb võistelda oma pisikese naaberriigiga, vaat et see on nüüd peavalu, et kui me jätkame igaüks omaette nokitsemist, et siis hiinlased, ameeriklased on eurooplastest kindlasti märksa kiiremad, aga selleks, et tehisintellekti arendada, kindlasti andmete töötlemisvõimekus peab olema ja me peaksime maailma kõige suurematega suutma kaasa rääkida, aga praegu paraku Euroopa Liidu kõige suurem arvuti on Saksamaal ja see on ka Lenovo kiipidel. Kvantarvutid olid juba täna märgitud, kvantarvutitest alates 1980. aastate alguses on räägitud kui millestki, mis on 20 aasta perspektiivis, et 20 aasta pärast ta saabub, aga see perspektiiv on olnud pidevas liikumises, kogu aeg kaugeneb meist järjest, ikka 20 aasta pärast võib-olla, et me saame kvantarvutid, aga kindlasti me ei tohiks loobuda sellest võidujooksust ja öelda, et me oleme juba kaua oodanud ja nüüd enam ei jaksa, sest et kõik me teame, kuidas kunagi, mina näiteks tean oma professori käest ülikoolis, et arvuti tol ajal, kui mina ülikoolis käisin, võis üldlevinud arvamuse järgi muutuda 10 korda kiiremaks, võib-olla 100 korda kiiremaks, sest et valguse kiirus limiteerib ju teatavasti arvuti töötamise kiirust. Valguse kiirust me ei ole suutnud muuta, aga seda vahemaad, mida valgus arvutis läbima peab, seda me oleme suutnud praeguseks muuta praktiliselt ühe molekuli tasemeni ja seetõttu arvutid on ikkagi tohutult kiiremaks läinud. Need teadmised, mis mina ülikoolist sain, need ammu enam ei päde, aga nagu me oleme jõudnud sinna ühe molekuli tasemele, siis me ei saa seda vahemaad ka enam pisemaks muuta, mida valgus oma kiirusel läbima peab ja kvantarvuti, see pakub hoopis uued võimalused, tema töö põhimõte on hoopis midagi muud, tulevad paralleelarvutused ja see revolutsioon, see läbimurre ükskord tuleb niikuinii. Eesti teadlased tegelevad ka nende asjadega, aga ma arvan, et meie siin saalis viibijad väga palju kaasa lüüa ei saa selles valdkonnas. Kindlasti meil peaks olema valmisolek ka selleks, et andmed sealt, kus nad tekivad, liiguksid seal, kus neid töödeldakse. Ja Huawei teema on Eestis väga kuum, aga ta on kuum ka terves Euroopas igal pool ja ma ütlen, ma olen täiesti veendunud, et põhjus on olla ettevaatlik. Et ka Postimees on kirjutanud, et me ei peaks muretsema selle toru pärast. Ükstapuha, kes selle toru meile pakub, et me peaksime muret tundma informatsiooni pärast, mis torus liigub. Aga kui ülimalt lihtsustada, siis 4G see tähendab riistvara ja 5G see tähendab tarkvara. Ehk siis see 5G nõndanimetatud toru pole tegelikult üldsegi nii väga toru, et see, kes toru pakub, kõigepealt poliitilistel põhjustel on võimalik, et ühel päeval ütleb, et kui tema etteantud tingimusi ei täidetes, ta enam seda toru ei paku, või teiseks, see toru on lihtsalt umbekeeratav.
Ja need tarkvaramahud, mida 5G-s kasutatakse, on niivõrd suured, et ühel väikesel riigil ei pruugi olla võimekust pidevalt uuendatavat tarkvara selliselt kontrollida, et olla absoluutselt veendunud, et seal pole mingisuguseid tagauksi, mis võimaldaks siis ligipääsu informatsioonile kolmandatel osapooltel. Aga selle 5G-ga muutub ka andmete ladustamise ja andmete töötlemise pilt kardinaalselt. Kui meil praegu on teadmine, et umbes 80% kõigist säilitatud andmetest on säilitatud pilvedes, siis 5G arenedes see servaarvutus, see muutub, edge computing muutub järjest enam ja enam oluliseks, ehk siis kui sõidavad kaks autot, siis see signaal, impulss, mis tuleb kusagilt sensorist, see ei pea minema kuhugi 1000 kilomeetri kaugusele pilve ja tulema sealt tagasi, vaid et need esimesed arvutused vajalikud tehakse ära siis seal samas kahes autos. Ja põhimõtteliselt see proportsioon mõnede analüütikute järgi võib muutuda vastupidiseks, ehk siis, et 80% kõikidest kogu andmetöötlusest toimubki seal serva peal kahe suhtleva asja vahel ja mitte enam läbi siis keskse serveri. Või kui on vajalik server, siis saadetakse see informatsioon kõige lähima serverini. No nii, aeg läheb väga kiiresti. Kliima juba märgitud, usume me sellesse nendesse kliimamuutustesse või mitte. Poliitiliselt on täiesti selge, et mitte mingisugust põhjust meil ka uskumatutel, need, kes ei usu, neil selle asja vastu võidelda ei ole, et see asi liigub vääramatult ühes suunas ja eestlased on tuntud rehepappidena, et kui kusagilt on teada, et on 1 triljon eurot saadaval, siis minu meelest nagu mõistlik oleks kaasa lüüa ja mitte mõelda, et meile on seal nii vähe saada, et me püüaksime ikka endiselt vanast kinni hoida. Et mulle tundub, et me pöörame liialt tähelepanu praegu, kui me räägime kliimaeesmärkidest, energiaportfellile, sellele, missugust energiat me kasutame ja liialt vähe pöörame tähelepanu sellele, kuidas me seda energiat kasutame, ehk siis liialt vähe pöörame tähelepanu energiaefektiivsuse suurendamisele. Ja samas meil on olemas väga palju häid ideid, kuidas just nimelt energiat kokku hoida. Ükspuha, kust see energia siis võiks ka tulla. No nii, meil on Elcogen, kes tegeleb kütuse elemendiga, ehk siis vesinikuenergeetikaga, mõtleme tuuleenergeetikast, tuul tuleb siis, kui tahab ja vaibub siis, kui tahab, aga meil energiat läheb vaja plaanipäraselt ja regulaarselt, ehk siis, kui tuult on palju, aga energial tarbimist ei ole, et need siis tuleks teda salvestada, väga hea oleks sel ajal siis toota veest vesinikku, no ja siis, kui jälle tuult ei ole, siis sellest vesinikust uuesti toota siis energiat. Ja Elcogen, Enno-Unpu on suutnud kütuse elemendi töötemperatuuri alandada enam kui 100 kraadi võrra ja mõelda, et mis see 100 kraadi seal on, kui me räägime seal 900 või 1000 kraadistest temperatuuridest, aga see tähendab väga palju, et sa ei pea enam kasutama mingisuguseid erilisi kosmosematerjale, vaid sa saad kasutada suhteliselt kättesaadavaid ja mitte küll odavaid, aga odavamaid materjale ja see võimaldab viia siis selle sama kütuseelemendi kasutuse masstarbimisse. Võtame kas me näiteks Saksamaa rongid kasutavad seda sama tehnoloogiat ja ma usun küll, et vesinikuenergeetikal, kui ka riik korralikult panustaks sellele, võiks olla tulevikku ka terves maailmas.
skeleton, superkondensaatorid. Sõidame mäest alla, litsume pidurit ja piduriklotsid kuluvad. Kui me nüüd mõtleme superkondensaatoritele, siis selle energia, mille me lihtsalt niisama nagu tuulde laseme, ära raiskame, et selle võiks ju salvestada ja skeleton selliseid lahendusi pakub. Mõtleme nüüd pakirobotitele. Kui meil tuuakse koju pitsa, siis tihtipeale on see, millega pitsa koju tuuakse, mitte jalgratas, vaid pirukapütt, mis kaalub 2 tonni. Ja kui nüüd selle sama töö võib ära teha 20-kilone pakirobot, siis ei pea olema eriline matemaatikat aru saada, et see energiasääst on ikkagi tohutu. Mõtleme nüüd jagamismajandusele ja meie Boltile, et teada on, et auto on tohutu suur ressurss. Jõukates riikides 2 elaniku kohta tuleb 1 auto ja uuringud kinnitavad, et 96% auto eksisteerimise ajast auto on lihtsalt kuhugi pargitud. Tohutu ulatuslik ressurss, aga see on kuhugi pargitud. 96% oma eksisteerimise ajast. Siis ta 0,5% oma eksisteerimise ajast seisab ummikus. Ei ole ka väga mõistlik tegevus. 0,8% autod sellest ajast, kui nad üldse eksisteerivad, otsivad parkimiskohta. Võib-olla Eestis see päris nii hull ei ole, aga ainult 2,7% auto oma eksisteerimise ajast liigub punktist A punkti B sihipäraselt. Ja 70% nendest juhtudest, kus auto liigub punktist A punkti B, istub autos ainult 1 inimene. See on ikka õudne pillamine, mida inimene muudes oma tegevusvaldkondades väga ei luba. Ja seetõttu ma arvan, et sellised lahendused nagu Uber või meie Bolt, et need on maailma väga-väga oodatud. Tõsi, viimasel ajal on ilmunud uurimisi, mis ütlevad, et Uber tekitab 70% rohkem saastust, kui tekitasid need reisid, mida Uber asendab. Sest et kuna tegemist on mugava lahendusega, siis inimesed ebamugavast ühistranspordist lähevad lihtsalt sinna väiksesse sõiduautosse ja sõiduauto jalajälg on suurem kui ühel inimesel suures täistoobitud bussis. Aga mõtleme nüüd jälle koroona peale. Kes tahab minna sinna bussi, mis on inimesi paksult täis, mis ka sõidutavad asotsiaalselt, mitte punktist A punkti B, vaid nad tsirkuleerivad lihtsalt. Ehk siis uurimused kinnitavad, et ühistransport ei hukuta mitte kõrge pileti hind, vaid teenuse halb kvaliteet. Ja kui kriitikud väidavad, et Uber või siis ka meie Bolt, et nad tegelikult suurendavad jalajälge, et siis ei saa seda ette heita. Inimesel on päris loomaomane ikkagi tahta parimat ja öelda, et leppige nigelamaga ei ole õige. Süüdistage siis seda kehva ühistransporti, mitte neid, kes innovatiivseid lahendusi pakuvad. Aga tulevikus loomulikult, kui tulevad isesõitvad autod, siis see andmebaas, mille suudavad koguda Uberid ja Boltid, see on ilmtingimata vajalik. Ma arvan, et tulevikus me kõik tahaksime tarbida võimalikult kiiresti ja mugavalt jõuda punktist A punkti B ja see omaniku kihu, et 96% saaks oma autot garaažis hoida ja imetleda, et see järjest hakkab hääbuma. Aeg. Et ma kirjeldasin ainult mõnda meie niisugust hästi lubavat start-upi, kui teil on üleliigset raha, valige midagi välja, investeerige, see on 1 lehekülg 70-st, suure tõenäosusega tema raha kaotate, aga kui võidate palju. Et lubavaid äriideid leiab kõikjalt ja need äriideed ei pea ilmtingimata olema digi või energiaga seotud, et vaadake nüüd seda, mis toimub maailmas koduloomadega, lemmikloomadega, et
ameeriklased kulutavad üle $150 aastas oma lemmiklooma peale ja eks me ju teame seda, et eks me kõik kipume ikka sinna Ameerika unistuse poole ja kogu see ilma areng ikka on selline, et me tahame sinna esimestele järele jõuda ja vaevalt, et me tahame üksi olla, aga järjest enam inimesed elavad üksikuna, et siis nad tahavad ikka kodulooma ja kui keegi võtab ja mõtleb midagi välja koduloomade tarvis, siis see on ilmtingimata kasvav turg ja võib rikkaks saada küll, eriti kui teha midagi digitaalset koduloomadele. Hiljuti ma lugesin, on suured protestid, et tehti koera toitmisrobot ja koera toitmisrobot andis liiga palju süüa koerale. Kui peremees läks 9 kodust ära, et õhtul ja hommikul oli vaja sööta, hotelli ei vii kuhugi, koroona ka veel kõigele lisaks, et see kõik töötab. Või kui mõeldakse välja pilliroost tehtud ühekordsed kõrred, suurepärane, see on cool, tervele maailmale väga hea, lendab, aga ükstapuha, mis ideed on, nad lendavad Eestist maailma ainult siis, kui Eesti maine on hea. Ja kui vaatame, mis selle mainega on, siis maine mureneb, on juba murenenud. Räägime korras riigi rahandusest. Mina võisin sellest rääkida, praegune valitsus sellest rääkida ei saa. 3 viimast aastat Eesti eelarvepoliitika on kõige lõdvem Euroopa Liidus ja siis tuleb keegi ja ütleb, me võiksime laenu võtta. Me kogu aeg ostame, või see valitsus ostab kogu aeg maksumaksja raha eest valitsuses istumise aega. Ja kuhu siis veel võiks laskuda, kui me praegu oleme laskunud sinna Rumeeniaga võistlemisse? Põrandast läbi või? Kus see piir ette tuleb? Laenu võtmisel. Riigi raha tagavara seis pole kiita. Eesti riigil on kõige väiksem valitsussektori võlakoormus Euroopa Liidus, aga see pole mitte ainus parameeter, millega riigi rahanduse headust saab mõõta. Teistel riikidel on ka reservid, meie reservid haihtuvad kõige parematel aegadel. Mõelge korraks, ma ei taha hirmutada jälle selle koroonaga, aga turud on niigi heitlikud ja väga volatiilsed, aga kui me võtame, tuleb koroonast veel mingi suurem latakas, et missuguse intressimääraga me siis laenu saame. Edasi, suhtlus meie partneritega, meie sõpradega. Kui me kuuleme valitsusest, et Euroopa Liit on halb, ei ole seda meile vaja. NATO, see võiks ju olla, aga neist pole asja. Me töötame plaaniga B. Ja Soomes saab poemüüja peaministriks. Nende eesmärk on riik hävitada. Kuidas te seda asja kutsute? Minu meelest on tegemist süstemaatiliste katsetega asetada Eesti Vabariik isolatsiooni. Lõigata meid ära meie sõpradest ja liitlastest. Aga neil on seal valitsuses töine õhkkond. Raimo Poom on kunagi tweetinud, selles ühes väikses tweetis on väga suur üldistus sees, et miks küll on nii, et lätlased saavad jälle NATO asepeasekretäri koha, leedulastel on see asepeasekretäri koht juba olemas, lätlastel on ka Euroopa Komisjoni peasekretäri koht, kõik kuidagi midagi saavad, eestlased viimastel aastatel pole üldse midagi saanud. Ja siis tuleb keegi ütleb, et see, mis meil siin räägitakse, mis suust välja lendab, ega see muusse maailma pärale ei jõua, et meil on ikka endiselt hea maine olemas. Ja ei pea mina olema see inimene, kes siis kuidagi moodi peaks rõõmustama selle üle, et see maine on murenenud juba, et seda head mainet tuleb taastama hakata, mitte et see kõik on olemas. Kuidagi me oleme harjunud juba sellega, et ta on nii nagu on ja mis seal ikka vahet on, et kes seal valitsuses istub ja rahvas on väsinud juba sellest, et opositsioon ja koalitsioon kakleb ja ilmselt on tõde kusagil vahepeal. Ei ole tõde vahepeal. Tõde on ühel pool, vale on teisel pool. Lugege Elo Tuglase Tartu päevikat. See on lugemist väärt asi ka praegu. Ta räägib seal põhimõtteliselt sellest, kuidas intelligents enne sõda suhtus oma riiki. Kõik see vaike vajastas ja kõik muu. See läbiv meeleolu oli selline, et
ega enam halvemaks minna ei saa, ükstapuha, kes tuleb, kes seal on, et ega lihtsast inimesest nagunii midagi ei sõltu ja nii edasi. Et edasi saab ainult paremaks minna, et nii halb on juba. No ja nägime, sai halvemaks minna küll. Tervelt 50 aastat sai halvemaks minna. Et vabariigi presidendi väga terav, kriitiline kõne vabariigi aastapäeval oli just nagu sõõm värsket õhku, märk sellest, et me ei ole kõik veel sellega leppinud, et on nii, nagu on. Kokkuvõtteks, riigi rahandus tuleb korda teha. Sealhulgas ka maksusüsteem peab olema inimestele lihtne ja arusaadav ja mingeid eksperimente õlleaktsiisiga näiteks ei tohiks teha ja nendelt, kes tegid, tuleks sisse nõuda ka see kahju, mis Eesti riigile tehtud on. Eesti riigi usaldus ja maine meie sõprade ja liitlaste seas tuleb taastada ja see taastamise protsess saab alati ainult siis, kui tunnistatakse, et meil on probleem. Siiani niisugust äratundmist ja tunnistust ei ole. Ja loomulikult Eesti riik peab olema avatud uutele tehnoloogiatele, digivaldkonnas, energiavaldkonnas, ainult siis saab meil olla hea ja ilus tulevik. Aitäh teile!